tere siis taaskord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen siis ladumise, kus vaatame, mis on lähiajal selles suhtes tulemas. Ja tegemist on üldise kaardi ladumisega, teen seda ühe ladumise näol siis praegusel hetkel. Ja tegemist on üldise kaardi ladumisega, mis ei pruugi siis kõigi puhul resoneeruda. Et kui üldse mitte midagi ei lähe, siis nii ka on, et ei ole midagi vaja siin välja hakata mõtlema või kuidagi sobitama panna. Sest et mis on tulemas selles suhtes, tuleb juba energeetiliselt praegusesse hetke. Te tunnetate, te tajute, te tunnete, kas see ladumine on teile. Ja kui tekivad kahtlused, siis jätke, laske nendest lahti. Et jah, kui on soov personaalse kaardi ladumise järgi, siis võite alati mulle kirjutada. Ja kui on soov hakata vabastama oma emotsioone, teadlikuks saada, kuidas oma elu ise luua, ehk siis läbi emotsioonide vabastamise loote te endale puhast ruumi kehas juurde, kus saab hakata uus potentsiaal ja uued võimalused tekkima, et te hakkate läbi selle teadlikult oma elu ise looma. Sest et te vabastate vanu mustreid, emotsioone, mis muudavad ka sinu mõttetegevust, et ei ole vaja mõttetegevust nagu selles suhtes muuta ega enda peal siis nagu seda jõudu kasutada, et ma sunnin ennast mõtlema häid mõtteid ja muid mõtteid ja ma püüan ikka olla positiivne, aga samas seal all see emotsionaalne juur on ikkagist alles, mis siis mingi hetk, kui sa enam enda mõtetega ei majanda, siis lööb see emotsioon ikka sul need mõtted pähe, et sa ei saa nagu seda mõtet tegelikkuses muuta ei afirmatsioonidega ega millegi muuga, kui jah, sa pead seda nagu majandama ja mingi hetk võib-olla see mõjubki ja toimibki kõik, aga kui sa seda algset juurpõhjust või juurt ei ole likvideerinud, ehk seda emotsiooni või seda laengut, mis sinu kehas on alateadvuses alla surutud ja sa ei ole seda vabastanud, siis mingi hetk see lööb ikkagist ülesse ja ta mõjutab ikkagist sinu otsuseid, tegevusi, mõtteid ja kõike sinu elu. Ja kui sa vabastad selle emotsiooni sealt alateadvusest, siis sinu mõtted hakkavad ka muutuma ja selleks sa ei pea mitte midagi tegema ega ennast sundima ega majandama, vaid nad hakkavad muutuma lihtsalt ja sa saad hakata sinna midagi muud asemele panema. Et kui su, toon näite, kui su mõtted ringlevad kogu aeg selle ümber, et sa ei saa kunagi endale ilusat paarisuhet näiteks või sul ei ole suhete peale nina või et midagi nagu intensiivselt, igal inimesel on mingisugused sellised mõtted, mis tulevad väga intensiivselt kogu aeg pinnale ja te peate siis nendega kogu aeg tegelema ja majandama. Pange tähele, mis need on. Et kui te tähele panete, mis need on, siis on juba see hea algus ja neid märgata ja nendega siis tegelema hakata, et see on järelikult mingi muster, see on järelikult näiteks armukadeduski. Inimesest tekib pidevalt armukadedustunne, kui et see kahtlus. Tegelikult seal on all, et ma pole piisav ja ma kardan üksinda jääda või et mind jäetakse maha või midagi, seal on armukadedus tekib sellest, et ma olen ebapiisav. Ja see ei ole mingisugune haigus ega ka seostatud kuidagi armastusega, see ei ole armastus ja see ei ole ka haigus. Et väga paljud räägivad või seostavad seda armastusega, et kui ei ole armukade, siis järelikult ei ole tundeid, on küll tunded, on puhtad.
või siis tõesti tundeid ei ole, aga aga armukadedust ei saa seostada armastusega, see on täiesti, armukadedus on omastamishimu. Ja tegelik põhjus, miks tekib armukadedus, on hirm hüljatuse ees, hirm ebapiisavuse ees, hirm üksinda jäämise ees ja seal võib tohutult erinevaid hirme erineval tasandil olla. Ja see päris kindlasti ei ole haigus, et need inimesed, kes väidavad, et see on haigus, nad on väga ebateadlikud ja nad külvavad ebateadlikele inimestele ebateadlikku informatsiooni, mis loob omakorda ebapiisavat tunnet, mis süvendab seda tunnet inimestes, kes ei ole teadlik, et see ei ole haigus, ja siis nad loovad seda hirmu ja seda ebateadlikkust veel omakorda juurde, neid emotsioone ja laenguid kehasse ja teevad siis jah, mõnel inimesel võib väga tugev hirm veel kordades juurde tekkida. Et see ei ole jah hea. Et jah, siin siis seda saab vabastada, siis see armukadedus kaob, eks ju, või mingi tunne on, siis jah, need tundeid on võimalik siis puhastada ja vabastada ja ütleks, see mõte pani jooksu. Aga ju siis nii pidi olema, et nii pidi minema. aga jah, et kellel on soov siis oma emotsioone puhastada ja mitte majandada kogu aeg ennast energeetiliselt ja mõttetasandil, siis kui sa vabastad selle emotsiooni, siis kaob ka see hirm, see juurpõhjus sealt, see mõte kaob ära. Et aga seal võivad olla näiteks ka armukadedusel võivad olla erinevad kihid, et kui sa mingi hetk puhastad seda armukadedust, vabastad ennast sellest armukadedusest, siis sa võidki tunda mingi hetk ennast neutraalsena või et sa ei tunne seda, aga seda võib mingi hetk uuesti tulla, siis tegeledki selle puhastamisega nii kaua, kuni ta täielikult kaob ja su mõte ka sellelt kaob. Et sul ei tule isegi mõttesse mitte olla armukade. Et või ükskõik mis, et sa ei pea ise majandama ja toimetama, vaid sa vabastad selle juure ja su mõtted muutuvad ja sa saad sinna asemele midagi muud kodeerida. Et nii lihtne tegelikult see ongi, aga see vajab algselt nagu pühendumist ja ikkagist mingi paras ports emotsioone tuleb sul vabastada, et see hakkaks nagu lihtsamaks ja lihtsamaks ja lihtsamaks muutuma sul. Ja iga kord, kui sa tõestad iseendale, siis nagu kindlustunne suureneb ja sa lähed ikkagist seda teed ja sa näed, kuidas su elu lihtsustub ja muutub kergemaks. Selle emotsioonide vabastamisega kaasneb ka peale selle, et su mõtted muutuvad, su elu muutub lihtsamaks, siis sellega automaatselt kaasneb ka enesearmastus, ehk siis väga paljud inimesed otsivad seda enesearmastust, aga jällegi nad ei suuda seda mõttetasandil endale sisendada ega afirmatsioonide näol luua ja see ongi mingi hetk võib-olla see jõustabki sind ja sa tunned, et sul on seda energiat ja power'it ja ma armastangi iseennast ja ma hoolin iseendast ja nii edasi. Ja ma valitsen enda elu üle ise, aga see kaob, seepärast et jällegi seda emotsionaalset juuralget või seda juurt pole sealt välja nagu lastud, siis ta tuleb ikkagist tagasi, et see nagu see nii-öelda
piltlikult öeldes see probleem või see jutumärkides probleem, mida inimesed siis endaga kaasas kannavad või näevad, et nad ei armasta ennast sellisena, nagu nad on ja nad on ebakindlad ja sõltuvad siis välistest teguritest, et toituvad nii-öelda sellest välisest, et saada seda nagu kindlust endasse, aga see väline, kui sa toitud sellest välisest ja ei suuda endale ise seda enesekindlust ja armastust ja kõike seda anda ja toitud sellest välisest, siis see on nagu lõputu. See on nagu lõputu jada, sellepärast et kui sa väljapoolt saadki mingisuguse kiituse või tunnustuse, siis su nagu ego tõuseb, sa tunned ennast hästi, aga see jälle langeb ja sa hakkad jälle otsima. Sa oled kogu aeg sõltuvuses välisest tunnustusest ja kiitusest ja armastusest, et saada seda tunnet endas või saada seda kindlust või saada seda enesekindlust või julgust või paljud inimesed ei tehagi, et nad on üldse ilusad, armastusväärsed, nad peavad ennast võib-olla koledaks, võib-olla keegi pole öelnud neile kunagi, et nad on ilusad, armsad, toredad. Ja siis, kui nad seda kuulevad, siis võib-olla see on ehmatav, võib-olla see on hirmutav, võib-olla see on ebamugavust tekitav või siis nad jäävadki nagu seda tunnustust või seda kiitust otsima sealt väljapoolt, seepärast et nad ei suuda ise endale seda anda. Jällegi see iga emotsionaalse pagasi langetamine loob sinus enesekindlust, julgust, armastust sinus endas ja see hakkab kiirgama väljapoole, sest sinu olek on kergus, lihtsus, puhtus, sära, armastus, rõõm, kõike seda sa hakkad nagu kajastama. Sinu olekust kiirgab see välja ja sa oled ligitõmbav ja sa tunned, et sa ei pea sõltuma välisest maailmast, välisest tunnustusest, kui see sealt tuleb, väga tore, nii armas, kena. See on ilus kogemus, kui kuulata neid ilusaid sõnu ja kui sulle öeldakse midagi kena, ilusat, tunnustatakse sind, aga sa ei ole sellest sõltuv. Vaid see on üks kogemus, mida sa koged ja sa tunned sellest kogemusest rõõmu, aga sa ei ole sellest sõltuv. Sinnapoole liigub inimene läbi emotsioonide vabastamise. Tasakaalukuse, enesearmastuse ja sellise kerguse, rõõmu ja neutraalsuse suunas. Ja sa ei ole nagu sõltuv enam välisest, vaid sa tunned endas rahu ja sinu jaoks ei ole enam mingisugune küsimuski enesearmastus või mis see on, vaid see on nagu loomulik, sa ei sea seda enam küsimuse alla, sinu jaoks ei ole see nagu mingi teema, vaid see on sinu loomulik seisund, enesearmastus. Aga ja ka kõik muud tunded sinna, tänulikkus ja kõik, et nad ei ole nagu, sa ei pea seda iga päev nagu endale afirmeerima või selle peale mõtlema või oma mõtteid majandama või muutma või peegli ees lausuma endale mingisuguseid lauseid, et sinu enesekindlus tõuseks, et su julgus tõuseks või et sa ennast rohkem hakkaksid armastama, kui et ta mingil määral võib-olla väestab sind, mingil määral annab seda jõudu sulle, aga kui sa sellega nagu intensiivselt kogu aeg ei majanda, ei tegele, siis ta nagu hajub. Aga see majandamine ja energeetiliselt tegutsemine ja majandamine tegelikult ka mingil määral, mingi aja tagant ta on väsitav või energeetiliselt väsitav. Ja ta on ikkagist majandamine. Aga emotsioonide vabastamine on nagu lõplik tegevus, et sa vabastad, tekib ruumi ja saad
kodeerida ennast nii-öelda ümber. ja needsamad emotsioonid enam ei valitse sinu mõttetegevust, sest mõtted loovad või tunded loovad mõtted, sest tunnetest tekivad mõtted, ehk siis sinu tunnetest, sinu olekust, emotsioonidest tekivad mõtted ja mõtetest tekivad reaktsioonid ja kogemused, valikud ja kõik muu. Aga et neid mõtteid ja kogemusi ja reaktsioone ja kõike seda muuta, tuleb siis vabastada see tunne sinus endas, ehk siis see emotsioon, see algpõhjus. Nii, aga liigume siis selle suunas. Sai nüüd siin päris korralik sissejuhatus tehtud, et kui teil on soovi vabastada oma emotsioone ja nendega tutvust vähemalt tehagi, et te ei kaota midagi ja mida rohkem, võib-olla seal oli mingi teema, mul läks kaduma, et mida rohkem te vabastate ja saate seda kogemust endale, seda rohkem te saate jõudu juurde ja nagu sellist kinnitust, et see toimib ja et teil on ise enda üle vägi, mitte teie mõtetel ei ole teie üle jõud ja vägi, vaid teil endal, teie päris mina, kes on puhas teadvus, on võimalik siis oma heaolu eest seista ja end vabastada nendest illusioonidest, millest toitub ego, ehk siis teie enda emotsioonidest toitub ego ja loob teie pähe selliseid mõtteid ja reaktsioone ja illusioone, millest siis tihtipeale inimesed loovad enda elus kannatusi, sest nad on selles illusioonis kinni ja nad kardavad ja ei julge paljusid samme teha, sest seal taga on hirm, tohutu hirm, aga see hirm on võimalik kõik vabastada. Aga selleks on vaja siis teatud kogus, teatud punt eest ära vabastada ja et see olukord läheks ainult lihtsamaks ja lihtsamaks ja lihtsamaks, te ise nagu tõestate iseendale, et see on võimalik, ma olen suuteline, ma teen selle ära, ma liigun selle suunas, ma pühendun sellele, et vabaneda sellest illusioonist. Ja see on väga võimas kogemus, väga võimas ja väga, väga äge, peaks mainima, kes sellel teekonnal on. Ja sealt on veel võimalik siis igasuguseid muid asju hakata looma oma ellu päriselt oma elu väga vägevaks teha. Aga selleks on jah, alguses vaja õppida ära siis tegelikult, kuidas siis oma emotsioone vabastada, et tuletada, see ei ole nagu õppimine, see on tegelikult meelde tuletamine, kuidas tegelikult emotsioone oma kehast läbi lasta. Lihtsalt me oleme unustanud. Nii, et liigume siis selle ladumise juurde, ehk siis võite siis ka selles osas, kui on huvi emotsioone vabastama hakata, siis minuga ühendust võtta. Nii, mis on lähiajal selles suhtes tulemas, ongi siis see, et tegelikult see suve paneb väga palju teid enese sisse vaatlema. Võib-olla tekib mingi aeg eraldumine või enesesse vaatamishetk, sisekaemuse hetk. See suhe paneb justkui endasse rohkem vaatlema ja ta paneb võib-olla ka enese otsingusse. Te liigute enese otsingusse rohkem. See suhe, teie suhe paneb väga palju kas sind või sinu partnerit endasse vaatama. Ja võib-olla mingil hetkel ka sellest suhtest eraldumine toimub, aga ta ei pruugi olla pikalt või siis ta paneb lihtsalt endasse rohkem vaatama ja võib-olla seda suuremat eraldumist ei toimugi teie vahel, aga ta võib olla ka eraldumine. Vaadake siis, kuidas teile resoneerub, et üks osa võib olla see, kes täiesti totaalselt eraldub, seepärast, et on vaja mingisugust valikut võib-olla teha, vaadatakse enda sisse, see suhe on nagu lükanud sind enda otsingusse, eraldumisse,
te olete eraldi, te ei suhtle võib-olla väga palju, võib-olla teie vahel on mingisugused erimeelsused, võib-olla konfliktid, arusaamatused, mis on siis lükanud end üksteisest eemale, siin võibki olla täiesti see grupp, kes on seda teed ja siis hiljem tegelikult taas jälle tuldakse kokku ja saadakse kokku, suheldakse. Või siis toimub selle suhte jooksul selline enesevaatlemine, ta lükkab sind sisekaemusesse, nii sind kui teda sisekaemusesse ja enda emotsioonidega vastakuti, silmitsi. Siin on võib-olla otsuseid vaja langetada, otsuseid vaja teha, mida tegelikult kardetakse. Üks või teine pool peab siis mingisuguse otsuse langetama või ta tunneb survet või ta tunneb mõttetegevusena survet või ta tajub või ta tunneb nagu läbi mõtete, mitte siis läbi keha, läbi mõtete ta tunneb, et ta peab mingisuguse valiku tegema või siis teine inimene peab valiku tegema. Et ta on kuidagi oma mõtete poolt survestatud, ehk siis egomeele poolt, et ta peab selle valiku tegema või sina mõtled, et tema peab selle valiku tegema või mina pean selle valiku tegema, eks ju, vahet pole, kes selle valiku teeb, aga siin on nagu mõttetegevust survestab sind nagu justkui neid valikuid tegema. Ja te lükkate nagu neid edasi, sellepärast et te kardate oma emotsioonidega kokku saada. Sellepärast, et siin on see otsustamatus, kahe valiku vahel olemine, kõikumist või emotsionaalset sellist blokeeringut võib ka siin olla. Noh, ta ongi emotsionaalne blokeering, seepärast, et sa ei julge vaadata oma emotsioonile otsa, see võib olla teine inimene ka, et ta ei julge vaadata oma emotsioonile otsa. Sest et selles suhtes on mingisugune olukord, mis sunnib sind vaatama enda sisse ja enda emotsioonile otsa, seepärast, et ta tekitab sinus mingisuguse tunde, mingisuguse tõrke, mingisuguse blokeeringu või siis täpselt samamoodi teisel inimesel, kus ta tegelikult peaks vaatama oma emotsioonile otsa ja peaks sellel tunda laskma, endal seda tunda laskma, et see saaks vabaneda, aga me kardame siis nii-öelda oma emotsioonidega silmitsi seista, sest me kardame oma enda emotsioone. Me seostame selle inimese või selle suhtega, tegelikult ei ole see temaga seotud, vaid see on sinu enda sees olev emotsioon, tema lihtsalt trigerdab selle, toob selle pinnale. Et keegi nagu justkui inimlikul tasandil ei suuda siin võib-olla ka otsuseid teha või ei taha või ei oska või on segaduses, et kuidas edasi siis liikuda. Võib ka viidata siis nii-öelda selle kommunikatsiooni probleemile, konfliktile või siis ka konflikti vältimine, et eraldutakse ja hoitakse sellist konfliktist eemale või sellisest olukorrast, mis võib siis esile kutsuda või on esile kutsunud selle konflikti. Aga see sisekaemus siin toimub ja selle läbi siis sügavama arusaamine armastuse ja vajaduste vahel. Et tegelikult teie suhtes on tulemas siis, et kas jah, siin kas füüsiliselt või konkreetselt on siin nagu siis eraldumist ja otsuste tegemist või siis selle suhte aja jooksul mõlemad pooled või üks või teine pool tunneb justkui, et see suhe nagu lükkab teda iseendasse rohkem vaatama, eneseotsingule või eraldumisse endaga, üksi olemisse, et sügavamalt vaadata oma tundeid, oma emotsioone, oma arusaamu üldse armastusest ja vajadustest ja kõige sellest olukorrast. Et siin võib olla sisemine konflikt või väline konflikt otsuste tegemisel ja oma emotsioonidele mitte julgeda siis otsa vaadata. Aga see sisetöö siin käib, kogu aeg see protsess käib. Aga põhimõtteliselt on ikkagist tulemine taas kokku, te naudite väga palju üksteisega koos veetmist, te tunnete sellest rõõmu, te naudite seda, te tunnete üksteisega suhtlemisest rõõmu, koos olemisest rõõmu, kokkusaamisest rõõmu, tähistate, teil on selline
kas siis sõprus, armastus, mis iganes. Vaatamata kõigele nendele raskustele tulete ikkagist kokku ja te tunnete üksteisega koos seda rõõmu. Ja te naudite üksteisega koos olemist väga. Ja nii on. Ja see, ütleme, et see vaatamata ja see sisekaemus või siis endaga sisemise töö tegemine, justkui endasse vaatamine ütleme, et kontrollist lahti laskmine viib teie suhte justkui järgmisele tasandile, et te nagu kogu aeg nagu kõnnite trepist ülesse, nagu võib-olla tundub vahepeal, et trepist alla, aga ikkagist samm kõrgemale või samm edasi. Teile tundub inimlikul tasandil, see tundub, et te ikkagist liigute. Kuigi see võib olla segadust tekitav, raske ja keeruline periood mingi hetkedel või mis iganes, siis te ikkagist olete suutnud või suudate kogu aeg seda suhet nagu kuidagi järgmisele tasemele viia. See on nagu kuidagi, te liigute kogu aeg üksteisele lähemale, kuigi see võib olla keeruline ja raske, sel hetkel tundub teile. Aga siin on sellist lähenemist kogu aeg. Võib-olla te nii väga ei suhtlegi omavahel, aga ikkagist siin on jälle, kui te kokku tulete, siis te naudite täiega oma koos olemist ja see süvendab teie suhet. Ta viib nagu kuidagi teid lähemale üksteisele. Ja teisest küljest siin võib olla ka selline ajaline puudujääk, et võib-olla tööalaselt te suhtlete vähe või on sellist eraldumist. Võib-olla rahalised olukorrad või siis tööalaselt keegi pühendub väga palju oma rahale ja karjäärile siin või karjäärile, tööle, siis seda koos olemisaega võib-olla jääb nagu napiks või väheks, et sellepärast võib ka siin olla nagu seda eraldumist. Et ütleme, et kas siis karjääri, tööalaselt või rahaliselt võib siin see olukord survestada teie koosolemist. Võib-olla keegi teist on tööga üle koormatud või et seda tööd on palju, et ta nagu, et ei suudeta või ei saada nagu nii palju kokku või koos olla, kui soovitakse võib-olla. Et siin on ikkagist vaja teadlikult selles olukorras käituda. Et lähitulevik näitabki siin seda, et liigutakse väga palju siis sellisesse sisekaemusesse ja oldakse justkui sellistes otsuste tegemisfaasis. Aga samas liigutakse ka sellise rõõmu ja sügavuse suunas. Aga päris kindlasti on vaja siin tegeleda tegelikult sisemiste kahtluste või ka siis on jah siin sellist tööga seoses selliseid piiranguid. Ja oluline võib-olla ongi siin avatud ja aus dialoog ja üksteise toetamine ja mõistmine. Ja kui see on võimalik või kui see toimub, siis on võimalik ka liikuda tõelise tugevuse ja pühendumise suunas üksteise suhtes. Ja võib-olla soovituseks võikski siin öelda, et vaadake julgelt otsa enda emotsioonidele. Vaadake julgelt otsa iseendale, enda sisse, kuulata, mis on sinu tõde.
mitte seda, mida teised ootavad või mida väline maailm õigeks peab või mida sinu mõistus sulle ütleb, vaid kuulata oma tõde, oma keha. Oluline on liikuda siis võib-olla sellisesse vaikusesse, et leida see selgus enda sees, et siin on sul justkui sellist segadust sinu sees. Ja ära pelga või ära karda oma emotsioone, vaid tunne neid. Ühendu oma sisemise tarkusega, kuula seda. Võib-olla on oluline sul leida, et siin on otsuseid ka mitte teha enne, kui nagu toimub sinus see selgus ja rahu, ja seda selgust ja rahu sa võib-olla saadki läbi vaikushetkede. Selleks võib olla meditatsioon, aga ei pea olema, võib looduses viibimine, jalutamine olla, kuulata oma sisemist häält läbi jalutamiste, looduse, läbi vaikuse ikkagist see nagu endaga koos olemise hetk. Sa jõuad endale lähemale. Ja tea, et otsus ei tule mõistusest, vaid sisetundest, keha tasandilt. Otsuse tegemised ei käi tegelikult mõistusest. Jah, väga paljud arvavad seda, et nii on, aga see tuleb sisetundest, keha tasandilt. Et kui sa tunned, et oled nagu kahe valiku vahel või tunned, et oled justkui pimestatud või lõksus kuskil, siis see tegelikult viitab sellele, et ratsionaalne meel ei suuda otsustada. Aga lahendus tuleb siis, kui ühendud oma südame ja intuitsiooniga. Tunneta ja ära suru tundeid alla, kuula neid, ka neid ebamugavaid tundeid. Ja võib-olla küsida ka iseendalt, et mida ma kardan näha või millest ma kardan loobuda või mida ma kardan kaotada. Millise tõe eest ma peidan ennast. Küsi endalt küsimusi ja sealt tulevad vastused, ära punni neid vastuseid välja, need tulevad iseenesest, lihtsalt küsi kehaga, kehasse. Ja intuitsiooniga on ka see lugu, et inimesed arvavad, et intuitsioon või siis sisetunne võib seguneda siis teie enda emotsioonidest ja laengutest, et siis on keeruline inimestel siis aru saada, mis on see õige, sest intuitsioon või sisetunne nagu justkui seguneb nende emotsioonide ja laengutega, et sul on tegelikult emotsioon üleval, sa arvad, et sa kuulad sisetunnet, tegelikult on see sinu emotsioonist lähtuv tunne. Et sellepärast ongi väga oluline võib-olla enda emotsioonidele ikkagist rõhku panna ja enda sisse rohkem vaadata, et siis neid blokeeringuid vabastada endas või jah, neid blokeeringuid, neid laenguid. Sest tegelikult sa vajad või tegelikult sa soovid liikuda alati rõõmu poole ja tunda seda rõõmu sära endas, aga need pinged justkui matavad sind enda alla ja need on sinu enda emotsioonid, mitte kuidagi välisega seotud. Tõeline teadvuse laienemine toimub siis tegelikult ka mitte üksinda, et sa mingi koguse saad ka üksinda läbi töödelda või vabastada, nii nagu meil siin neid sõnu on antud. Kuidagi me peame ju seda informatsiooni edasi kandma, aga läbi teiste koos olles sulle tekib alati mingisugune pinge või emotsioon kerkib esile ja läbi teiste sa saad
siis ka rõõmsaid ja ka negatiivseid nii-öelda laenguid, emotsioone kehast vabastada. Sest läbi teiste sa saad tunda, teised nagu trigerdavad sinust, ka rõõmsaid tundeid tekitavad. aga tegelikult need on sinu enda tunded. ja kui sa ka teistega koos olles naudid rohkem ja sellist rõõmu ja sära oled koos, siis see tõstab ka omakorda teid mõlemaid. ja ära alahinda rõõmu ja teiste toetust ja teistele jagada oma armastust. Otsi hetki võib-olla, sa ei pea otsima, aga kui sa tunneta oma keha tasandil, et nii kui sa tunned, et sa tahaksid nagu siiralt jagada oma olemust, oma rõõmu, oma tundeid kellegiga, olgu see sõber, partner või kes iganes, siis ole julge ja jaga neid. aga seal võib ka omakorda jälle tekkida mingisugused kahtlused ja egomeel hakkab rääkima, et ei tea, et seda ja teist ja kolmandat, miks sa ei peaks seda jagama. aga jaga. ära hoia endasse. aga kokkuvõtteks võiks öeldagi siin, et mine endasse, kuula iseennast, vaata endasse, kuula vaikust, vabasta hirme. kui sa tunned, et sa pead mingisuguse otsuse tegema, siis see on ainult meel, mis ütleb, et sa pead selle tegema. kui sa oled vaba, neutraalne, tühi, ilma igasugusest hirmust ja ootusest või klammerdumisest, vastupanust, siis sa lihtsalt tead, mis on see samm, järgmine samm. sa ei pea mingisuguseid otsuseid tegema, läbi mõtisklema, ratsionaliseerima, mõtlema, analüüsima, vaid kui sa oled neutraalses seisus, siis sa lihtsalt tead, mis on sinu järgmine samm. sa ei mõtle, mis on see otsus, kuhu suunas ma pean liikuma. ja see käib läbi südame ja rõõm, tõde, ühendus oma südamega, ühendus armastusega, need on sinu sisemise ärkamise võtmed. ütleks siis nii. soovitus, lase lahti, kuula sisemist tõde, ole armastuses, tegele oma hirmudega ja sellest tekivad tohutud võimalused, kirg, säde sinu sisse ja sa oled vastupandamatu nii iseendale kui teistele. suured tänud vaatamast ja kuulamast, kohtume juba järgmises videos, aitäh teile!